Kas te kuulete mind? Kellest saab järgmine Tallinna linnapea? Kuidas ma seletan tavalisele inimesele, et see on minu töö? Mida toob tulevik Kris Kärnerile? Üks No karta nii, kurvidi. tulegi. See näeb väga põnev välja. The Fool! Muidugi ma tõmbasin The Fool linna valitsemises. Oh, we're fucked, Anna. We're fucked. Tere sõbrad ja head Halloweeni nädalat! See on mõnes mõttes traditsiooniks saanud, et siin kanalil me tähistame Halloweeni. Midagi teemakohast me alati teeme. Ja täna lisaks minu välimusele ja meie saatekülalisele number 1 tegeleme me Halloweeni puhul ka natukene ennustamisega. Aga ka seda mõnes mõttes päevakajalises võtmes, sest mul oli nii hea meel lugeda, kui paljud teist tahtsid, et poliitika update'id siin kanalil jätkuksid. Ühtlasi ma kirjutasin kogu järgneva teksti ja oma mõtted enne, kui ma selle kostüümi selga panin. Püsige minuga. Tänases videos tahaksin ma natukene mängida ennustamismängu muuhulgas ka selles osas, mis hakkab saama peale valimisi. Ja see on nii huvitav, kuidas ma olen peale valimisi nii palju küsimusi saanud selle kohta, et Maria, mida sa nüüd postitad oma kanalil? Mis on naljakas, sest minu meeles alles nüüd läheb huvitavaks. Alles nüüd on see aeg, kus me peaksime tegelikult tähelepanu pöörama, sest enne valimisi räägitakse ikka seda juttu, mida rahvas tahab kuulda, on ju nüüd kõnelevad teod. Appi kui hea nende nõiasõrmedega on žestikuleerida. Kas te kuulete mind? Tänane päeva küsimus. Kommenteeriga alla, mis on teie Halloweeni plaanid selleks aastaks. Nagu te näete, mina olen minemas all out. Kostüümi osakond on nagu hästi kaetud. Küsimus on, et kuhu ma selles kostüümis lähen, ma veel ei tea. Mul iga aasta on mingisugune utoopiline unistus, et ma tahaks minna Halloweeni peole. Näidata seda imelist loomingulisust, mis minus on. Aga mitte keegi ei tee neid pidusid. Või õigemini isegi, kui tehakse, ma tegelikult ei taha minna. Nii et tõenäoliselt on nii, nagu iga aasta me teeme kõik enda ägedad kostüümid ja siis vaatame kodus õudusfilmi. Aga ma tahaks väga kuulda teie ideid. Jätke need alla kommentaaridesse. Meie aga hakkame pihta. Girl, maises, kuidas ma... Enne kui me ennustamise juurde lähme, ma teen teile väikese recapi, väikene ABC. Alustame Tallinnast, sest siin olen mina ja siin on väga suur hulk Eesti inimesi. Tallinnas nagu ka tegelikult igal pool Eestis on praegu siis koalitsioonide loomise aeg. Sest väga harva juhtub see, et üks erakond võidab ja saab nii palju hääli, et nad saavad üksinda valitseda. Tavaliselt on vaja endale paariline leida. Ja kogu mäng sisuliselt käibki nüüd selle ümber, et millised erakonnad omavahel saaksid saavutada arvulise enamuse. Meil on sisuliselt täna 2 valikut, kas Isamaa ja Keskerakond või Isamaa, sotsid, Reformierakond ja parempoolsed. Ja Isamaa on mõnes mõttes nagu pop-poiss praegu, mõnes mõttes nagu võimupositsioonist, sest teda on siis mõlemale poole koalitsiooni läbirääkimisi kutsutud tegema. Ja mõlemalt poolt on nagu see vibe, et hakkame pihta. Linn vajab valitsemist. Aga Isamaa oma vastusega, ütleme nii, et ei kiirusta. Mõni isegi ütleks, et tegu on venitamisega. Isamaa enda seisukoht selle strateegiaga on see, et see, mis juhtub edasi, on väga oluline. Ja väga oluline on võtta aeg, et kaaluda, milline kombinatsioon on parim Tallinna valitsemiseks. Mul on nii fucking palav, appi. Raske on olla nõid. Ma vaatan lihtsalt ennast viewfinderist, olen nagu, kuidas ma seletan tavalisele inimesele, et see on minu töö. Appi, need sõrmed, te kujutate, kus need sõrmed higistavad siin sees. Nii, kuhu ma jäimegi? Lähme sügan oma nina korraks. Väga efektiivne kusjuures. Ütleme, Isamaa vaatest ei tundu kumbki variant praegu eriti hea. Mõlemal poolel on erakonnad, kellega Isamaal on põhimõttelised erimeelsused. Kui te mäletate minu valimissaadet, siis seal ma ka küsisin Urmas Reinsalu käest, et mis on need kõige olulisemad asjad, millest Isamaa kindlasti ei tagane. Ja number 1 asi, mida ta mainis, oli eestikeelne haridus ja see, kuidas me peame selle ülemineku jaoks rohkem ja kiiremini pingutama. Nüüd samal ajal sul on Keskerakond, kellel on selles küsimuses ikkagi võib-olla ainsana natukene teistsugusemad või pehmemad vaated. Ehk juba see on üks teema, kus kindlasti oleks erimeelsuseid. Aga samal ajal ei ole ka see nelikliidu variant just kuigi lihtne, sest esiteks osapooli on nii palju rohkem. Ma isegi ei kujuta ette, kuidas need erakonda peaks nagu... Ma saan aru, et seda on tehtud. Ma saan aru, et praktikas see on võimalik. Aga lihtsalt see tundub ühtlasi ka väga stressirohke. Nii et tundub
tundub, et me peame vaatama ja ootama. Loodetavasti selle otsusega liiga kaua ei kiirustata, sest ma juba tahan teada. Nüüd, ka Tartu on üks koht, kus on väga palju poliitilist draamat viimasel ajal toimunud, ei keegi muu kui Kris Kärner. Isto protsent isiklikult kandideeris siis Tartus Isamaa ridades esialgu, tegi väga muljetavaldava tulemuse ja visati peale valimisi Isamaa ridadest välja. Seega nüüd ta on Tartu volikogus, aga fraktsioonitu. Kusjuures samal ajal, kui ma seda videot filmisin, tuli välja ka uudis, et Isamaa kutsus Krisi oma fraktsiooni tagasi, aga ta ei ole sinna kohe tagasi kiirustamas. Et tundub, et ta võtab oma aja, et asju läbi mõelda, mis on nii crazy, sest kui te vaatate seda videot edasi, siis te näete, et kaardid ennustasid seda meile. Ja selle raames on olnud väga palju arutelu. Esiteks selle üle, mida me üldse sellest Istost arvame. Mida me arvame sellest, et tema sõnul, tema skandaalne kõnepruuk ja väljaütlemised on põhiline viis, kuidas noorte tähelepanu üldse saada ja noori saada poliitikast huvitama. Üleüldse Tartus oli sisuliselt 30 aastat järjest olnud võimul Reformierakond ja kindlasti Isamaa valijad, Kris Kärneri toetajad ootasid mingit suurt muutust. See muutus tuli läbi selle, et Isamaa napilt võitis, aga reaalselt mingi paar päeva peale valimistulemuste väljatulekut selgus, et nad olid juba leppinud kokku, et linnapea koht jääb ikkagi Reformierakonnale. Ja paljude jaoks oli nagu küsimus, et okei, kuidas see muutus peaks nüüd nagu toimuma. Kusjuures Sandra Lauri, mäletate kindlasti ka tema kandideeris Tartus Isamaa ridades, sai ka volikokku sisse ja peale seda, kui see Tartu linnapea uudis siis välja tuli, tegi ta juba oma sotsiaalmeedias avalduse, et mina ei tea, mida mu erakond korraldab, mina sellise asjaga ei nõustu, aga võitlen edasi. Nii et tundub, et kui on üks asi, millest Tartust puudu ei ole, siis see on see protestivaim ja julgus, mis vähemalt nende kahe näite puhul on kindlasti olemas. Ja ma arvan, et mis puudutab sellist ABC informatsiooni ja draama update'i, siis see on tegelikult täiesti piisav. Kui sul on veel mingeid küsimusi, jäta alla kommentaarides, kui ma jätsin millestki rääkimata, ma annan endast parima, et sulle vastata, aga nüüd läheb asi alles põnevaks, sest need olid nagu enam-vähem faktid, on ju. Need olid enam-vähem see, et mis toimus. Nüüd on aga aeg minu teise saatekülalise ja tarokaartide. Jah, te kuulsite õigesti ja ma ostsin endale tarokaardid. Nende abil vaadata natukene tulevikku. Nii et kohe asume selle juurde, kui teine veel võtame ühe hetke, et tänada meie selle Halloweeni erisaate sponsorit. Ma tahtsin siia poliitika ja Halloweeni juttude vahele väikese isikliku update'i ka teha. Selle aasta alguses üks eesmärke, mis ma ise endale panin, oli päriselt järjepidevalt investeerima hakata. Asi, mida ma olen endale aastaid öelnud, et ma hakkan tegema ja esimest korda see ka päriselt õnnestus. Ma olen jaanuarist saati iga kuu pannud Lightyeari äpis tükikes oma rahast kasvama. Ja esiteks ma olen väga uhke selle üle. Mul esialgu läks aega, et välja mõelda, mis minu jaoks see sobiv summa võiks olla. Ja mind kõige rohkem aitaski selle järjepidevuse kasvatamisel see, kui ma enda jaoks läbi mõtlesin, et okei, ma arvutasin, kui palju ma umbes igakuiselt suudan kõrvale panna ja otsustasin ära, et umbes pool sellest ma olen ka emotsionaalselt valmis iga kuu kasvama panema. Sest ma olen alati mõelnud, et tark oleks, on ju. Tark oleks. Mis see raha ikka kontol seisab? Las ta parem teenib mind kuskil ja kasvab. Ja kui keegi teist küsib, Maria, mis sinu investeerimisstrateegia on, siis minu vastus on, et ma ei teinud asja enda jaoks liiga keeruliseks. Ma arvan, see on üks suur takistusi algajatele investoritele, et tundub, et sul peab üldse mingi strateegia olema. Mina valisin ühe koha, kuhu ma esialgu lihtsalt igakuiselt raha tilgutan, milleks on vana hea S&P 500 fond, kuhu siis raha pannes investeeritakse see automaatselt 500 suurima avalikult kaubeldava USA ettevõtte aktsiatesse, ehk siis ma ei tea, Apple, Microsoft, Amazon, sest mulle tundus see kõige kuidagi lihtsam valik, ma ei pea ka ise liiga palju mõtlema, ma ise olen investeerimisvaldkonnas ilmselgelt alles algaja ja mina tegelikult oma esimese investeerimiskogemuse saingi siinsamas Lightyeari äpis, kus ma endiselt toimetan. See protsess on tehtud väga lihtsaks ja arusaadavaks, saad investeerida eraisikuna või läbi ettevõtte. Sa saad seal osta USA ja Euroopa ettevõtete aktsiaid ilma suurte vahendustasudeta, mis võivad lisanduda, kui sa läbi panga investeerid. Ja see
ühtlasi tähendab ka seda, et sul ei ole vaja miljonit eurot, et alustada, et sul ei kulu raha kõrgete vahendustasude peale. Nii et minu jaoks on Lightyear olnud ideaalne koht, kus alustada. Suured tänud ka neile, et nad seda episoodi sponsoreerivad. Ma jätan nende äpi download lingi videokirjeldusse ka. Ja kui sa tahad Lightyeari proovida, siis minu koodiga Maria saad sa Lightyearis kuni 100 eurot murdaktsiates või ETF-ides endale, kui sa ei ole minu koodi varem kasutanud. Ma jätan selle info ekraanile ja videokirjeldusse ka ning viimaseks pidage meeles, see siin ilmselgelt ei ole investeerimisnõuanne. Investeerimine on alati seotud riskiga, sest sinu investeeringute väärtus võib ajas tõusta või langeda. Mõelgem oma peaga, nagu ikka, mina olen siin, et lihtsalt oma kogemust ja inspiratsiooni jagada. Suured tänud veel kord Lightyearile ja lähme tagasi video juurde. No nii, oleme pausilt tagasi ja tervitame meie tänast teist saatekülalist Shrek! Tere tulemast! Anname siis kiire briefingu meie kostüümide teemal ka, et mis oli teie kostüümi inspiratsiooniks täna? Soo oli nii inspireeriv keskkond, et kohe tegid terve kostüümi selle ümber. Jaa, ei tulnud mitte ühtegi teist karakterit pähe. Me käisime spetsiaalselt selle video jaoks soetamas siis tarokaartide komplekti, millega me natuke jõudsime tutvuda ka. Ma palun sul anna need lahti teha. Ma tahan võtta hetke, et mainida, et selle video eesmärk ei ole kuidagi teha nalja nende inimeste üle, kes päriselt nagu süvenevad sellesse asja, mida me teeme ka, aga me ilmselt ei oska kaarte panna. Ja olemegi algajad ja vaatamegi, mida üks algaja tarokaartidega suudab teha. Mul on siin küsimused. Küsimusi on nii poliitika teemal kui ka loomulikult vaatame isiklikus plaanis ka. Kuidas see nüüd käib? Lihtsalt alustame. Mina küsin, sina segad, koos tõlgendame. See on Shreki ja Nõia omavaheline tööjaotus. Kombo. Super. Minu esimene küsimus kõlab nii, aga peab niimoodi nagu mikrofonis. Jaa, räägi nendega. Mida toob 2025 aasta lõpp Tallinna linna valitsemises? Nii, oota. Nii. Oota, nendest valime. Nendest tuleb valida. Valisid mingi üks. Nii, oota. Ahah, nii. Meil on The Fool. Muidugi ma tõmbasin The Fool. Linna valitsemises. Oh, we're fucked, Anna. We're fucked. Uus algus või nagu fresh start, beginning, vabadus, julgus, avatus, usaldus ja riski võtmine. Ma loen siit natukene välja vaata ka naiivsust, et see narr astub uuele teekonnale mõnes mõttes nagu mitte tähele pannes nagu riske. See on meelelahutus. Kas me siit loeme välja, et tuleb koalitsioon, mida ei, sest see on olnud naiivne ja uus? No oleneb, kust poolt vaadata, sest Keskerakonda jällegi seostatakse nagu selle vana ajalooga Tallinnas. Ja kui Isamaa nüüd läheks nagu nelikliitu, kus on palju värsket verd, Essana sa lugesid vabadus, mõtlesin, parempoolsed. Et äkki see on ikkagi see nelikliidu pool läbi selle. Uued tulijad. Haiseb ikkagi asi nelikliidu moodi. Kaardid on rääkinud. Me olemegi The Fools. Me olemegi see kaart. Me olemegi narrid. Aga näed, sul jäi õhku jäi üks. Kaks jäi. Kaks kaart. Võtame mõlemad või? Jäävadki, jaa. Nii. Need kaks tulid meil. Meil on selline kaart ja meil on selline kaart. Üks kaart räägib siin tasakaalust, plusside ja miinuste kaalumisest, ettevaatlikust läbimõtlemisest, tervest mõistusest. Kui me küsime, et see on see, mida tulevik toob, siis see kõlab positiivselt, et asjad mõeldakse läbi, ei kiirustata otsustega. See on vist soovmõtlemine. Tulevik toob uue alguse või võimaluse, mis nõuab paindlikkust ja tasakaalu ning viib eduka koostöö või praktilise saavutuse poole. Ma loodaks, et midagi praktilist nad seal linnavalitsuses teevad. Ja. Ka mina loodan seda. Kellest saab järgmine Tallinna linnapea? Ma shuffle'in neid edasi. King of Swords. Märksõnad intelligentne, loogiline, aus, seaduslooja, kohtunik,
ühesõnaga loogika ja selge mõistus. Julgustab reformi ja muutust. No oota, kes meil on valikus? No, meil on tõenäoliselt... Siis meil on ühelt poolt kas Kõlvart või Ossinovski. Vaata, kelle moodi see välja näeb see kaart? Kõlvart on ka kindlasti aus ja intelligentne. See pole mina ütlemas seda. Ma lihtsalt nagu, mis need märksõnad mul nagu seostuvad. Samas teistpidi, vaid seda sama pidi, kui rääkida. Sotsiaaldemokraadid on hetkel väga selle poolt, et mis me venitame, lähme, hakkame tegema, hakkame juba pihta, on ju. Koostöö. Nad olid ka esimesed ja ainsad, kes tegid kõikidele ju ettepanekud. Kohe järgmisel päeval olid kõikidel juba välja saadetud. Ma panen ühe kaardi veel siia või? No nii, mis meil tuli? Noormees hobusel. Edu, juhtimine, õnn. See kaart ei ütle mitte midagi. See kaart lihtsalt kiidab takka. Panen ühe veel või? Pane üks veel. No 2 tuli, 2 tükki. Punane ja roheline kroon vastamisi. Sotsid ja Keskerakond. Esimesena nägime me sellist kaarti ja teisena nägime me sellist kaarti. Samas see nagu räägib umbusaldusest, mingist piiramisest. Mis see siis nüüd tähendab? Aina segasamaks läheb. Remind me to never do this again. Linna pealt umbusaldatakse üks hetk. Ja mis see oli? Emotsionaalsus, mingi harmoonia, sellised asjad. Ehk kas me näeme siin mingit esimest linnapead, mingit esimest valitsust, siis mingit umbusaldamist ja uue võimu tõusu. Kellest tuleb harmoonia. No ma ikkagi vaatan, et see kroon on siin punane ja siin on roheline. Et kõige suurem beef ongi Ossinovskil ja Kõlvartil. Ja nagu nad on siin kaardil. Järgmine küsimus. Ootame, tahtsime Chris Kärneri kohta. Jah, küsime muidugi selle kohta. Viimane poliitika küsimus. Mida toob tulevik Chris Kärnerile? Üks kaart. Oota. Üks kaart tagurpidi. Kogu see näeb väga põnev välja. Selline. 2 of swords. Selline kaart. Pinge. Tasakaal. See kaart näitab, et asi on tasakaalu leidmises ja raskete otsuste vastuvõtmises. Sa ei suuda otsustada 2 valiku vahel, mis sulle on praegu laual. Inimene siin kaardi peal on blindfolded. Ehk tee edasi ei ole päris selge. Sa pead võtma vastu otsuse ja selle juurde jääma. Kuuled, Chris, jah? Sa peaksid käituma kohe ja mitte lubama hirmudel ja kahtlustel hoida sind tagasi. Mida kiiremini teed otsuse, seda kiiremini saad edasi liikuda. No mis otsus tal võiks olla ees huvitav? Väga põnev. Chrisil on väga põnev aeg. Kõige põnevam peaks ütlema. Absoluutselt. Nii. Isiklikud küsimused. Nüüd viimane. Isiklikud küsimused. Millele ma peaksin selle aasta lõpuni oleval ajal tähelepanu pöörama, et asjad läheksid võimalikult hästi? Selline kaart. See kaart märgib uut algust ja võimalust, mis võivad tuua suunamuutust. On võimalus alustada uut teekonda või väljakutset, mis võib tulla uue tööpakkumise näol või suhte näol. See situatsioon on täis lootust ja loomingulisust potentsiaali. See võib ühtlasi tähendada sündi perre. Järgi oma intuitsiooni ja võta vastu õiged võimalused. Võta kinni õigestest võimalustest. Päris hea. Kui paneme 2 kaarti veel, siis saad ka olema. Need on päris põnev. See on addicting. Küsimus on sama. Need olid tagurpidi. Kas tead, et siin tähendab tagurpidi? See tähendab vastupidist seda. Selline tagurpidi mees, aga see kaart tuli niipidi mulle. Õigluse kaart. Aga see tuli ka tagurpidi mulle. Lase vanadest mustritest, ootustest või hirmudest lahti, mõnikord ei liigu asjad edasi enne, kui sa muudad oma suhtumist. Kaalutle hoolikalt, mis on õiglane ja õige, tee otsuseid, mille eest oled valmis vastutama. Kokkuvõte, peatu, leia uus fookus ja tegutse õiglaselt. Millal? No nüüd aasta lõpuni. No nüüd läks asi nii pingeliseks. Paneme sulle nüüd. Millele peaksin mina tähelepanu pöörama aasta lõpuni, kaasa arvatud detsember 2025, et asjad läheksid, kõik asjad mu elus läheksid hästi. Terve pakkumus välja. Ma pean kõigele tähelepanu pöörama. Nii. Queen of Pentacles, aga tagurpidi. Väsimus ja enese unustamine, sa võid olla liiga keskendunud teiste aitamisele, tööle või kohustusele, unustades omaenda vajadused. Kaart ütleb, sa ei saa kõiki päästa, kui ise tühjaks jooksed. Kaart soovitab, vaata, kuhu su energia ja ressursid tegelikult kuluvad. Pane end tagasi esikohale, hoolitse oma keha ja hinge eest. The Hermit. Kui Hermit tuleb sulle kaardina, siis me peame tõmbama tagasi situatsioonist selleks, et me saaks laadida oma akusid ja et meil oleks ruumi mõelda. Selge. See võib tähendada vajadust retriidi järele.
palun väga. enne uute alguste või otsuste tegemist on vaja ennast uuesti maandada ja oma elu lihtsustada. Oh. Damn. Tundub, et meil on tööd, mida teha sinuga. Ma lähen puhkama, head aega. Ja mina lähen mõtlema selle üle, mis on õiglane. Ja sellega tõmbamegi me tänase Halloweeni erisaate otsad kokku. Aitäh sulle, Shrek, et sa leidsid aega, et meiega koos maagiat teha. Absoluutselt, tänud. Aitäh, kaardid, et meile jagasite nii lahkelt vastuseid. Ja aitäh teie, kes te seda videot vaatasite. Kommenteerige alla, mis mõtted teil tekkisid, mida te Halloweenil teete. Kui keegi teist sai paremini aru, mida kaardid meile rääkisid, me oleme avatud kõikidele tõlgendustele. Minu poolt head Halloweeni. Näeme järgmisel nädalal juba jälle. Ciao!